Männiku teel sai Kristo autolt löögi üks kutsikas. Penny kargas ootamatult masina ette ja mees ei suutnud õnnetust kuidagi vältida. Autole ei teinud see väike kõks muidugi midagi, aga Penny lendas teepervele ja tema seis oli juba palju nutuse. Kell oli juba palju, kell 11 hämar ja järsku käis mingi pauk ära ja ei saanud aru, mis on. Pidasime auto kinni, ma ise olin šokis, et mõtlesin, et äkki mingi inimene hüppas tee pealt ette. Ja läksime vaatama, koer lebas tee ääres. Aga mina olin nagu rooli taga šokis ja ei oska nagu midagi, mõtlesin, et sõidan minema. No nagu kängur hüppas ette sinna autole ja keel väljas ja lippas. Keel oli väljas. No siis jäi vedelema, me kohe jooksime nagu autost välja ja siis me vaatasime, et oli keset teed, tõmbasime teed ära, muidu oleks autole läinud. No mis seisus Penny oli? No ikka päris kehvas seisus oli. Väärk välja, sest nagu koole vaatab, et oli isa olime kõik šokis selles mõttes, et koer ei saanud niimoodi hätta, et pidime kiiresti tegutsema ka midagi. Reeglina Eesti mees sellise tühja asja pärast oma masinat juba kinni ei pea. Tuletage meelde kas või Randvere juhtumit, seal jäeti pärast õnnetust kutsa teepervele surema ja pidi suisa mitu päeva abi ootama. Kahjuks polnud tegemist mingi üksiku erandiga, vaid Eesti riigis asjad tavaliselt nii käivadki. Õnneks Kristo on tehtud teisest puust ja tema juba koera vedelema ei jätnud. Mees ei peljanud ka seda kirvest, mis arve näol loomaarsti juures selga lüüakse ja ka seda, et haavatud loom auto ära määrib. Vigastatud kutsa tõsteti masinasse ja tõtati tohtrimanu. Algus tundus, et tast asja ei saa, et luumurrud, sisemised vigastused, et hingeldas väga raskelt. Koer praktiliselt liikuda ei saanud, ta roomas seal ja väga inetu tegu oleks jätta koera lebama sinna. Läksime sinna kohale, see läks mingi tund aega ennem, kui oli see üldse sisse. Ja no üldjoontes seal lõpus esitati mingisugune 2500 arve, midagi nagu ei räägitud selle kohta. Alguses. Mis arst tegi siis? No arst ei teinudki midagi, vaatas üle korra, tegi 2 pilti ja tegi 2 röntgenpilti. Aga nüüd maksite võõra koera eest 2,5 tonni ära, rahas kahju ei ole või? Ei no, looma elu on ikka tähtsam, kui see raha ei ole üldse nii oluline. Kutsikas oli tõesti õnnesärgis sündinud. Luud kondid jäid kõik pärast kõksu terveks, tegemist oli suuremat sorti põrutusega. Koerakesel kiipi polnud ja nii ei osanudki mehed kutsad kusagile viia. Esialgu jäeti loomake enda juurde kosuma ja hakati pererahvast otsima. Mis nüüd edasi, koer läheb varjupaika või? Ma arvan, et ma proovime ikka mingi omanikud all leida. Ma ei tahaks teda väga sinna varjupaika jätta. Sest koer on tubli ja hea ja tugev koer, et ma arvan, temast saaks kunagi väga lahe koer. Siiani pole otsingud aga tulemusi andnud ja pererahvas on leidmata. Kuna meestel pole võimalust rohkem võõra koeraga jännata, siis täna viidi kutsa Tallinna loomade varjupaika. Kui tihti aga sellised juhtumid ette tuleb, et avarii põhjustaja loomaga edasi mässab ja teda lihtsalt teepervele virelema ei jäta. Inimesi on erinevaid. Naised reeglina helistavad ja kutsuvad ja on koha peal. Meeste puhul tuleb seda harvem ette, aga jällegi, meie kogemused näitavad, et kui mees peab ennast meheks ja on endast kindel, siis ta jääb kohale ja kutsub. Et mul on endal olnud mitmeid juhuseid, kus öösel kella 3 ajal näiteks olen välja sõitnud ja seal on selline paras karvane põrguingli taoline meesterahvas viga saanud looma kõrval tund aega oodanud ja teda seal oma nahktagis soojas hoidnud seni, kuni abi kohale jõuab. Et kui, ütleme siis niimoodi, et kui inimesel on endal kõik paigas ja ei ole oma siis mehelikkuses mingit kahtlust, siis ta ei pea sellist asja ka võõraks endale. Lõpp hea, kõik hea. Muidugi selle loo lõpp oleks veel parem, kui seda vaataksid ka kutsika päris peremehed ja loomakese koju tagasi viiksid. Ehk hoiaksid nad tulevikus ka koeral paremini silma peal ja ehk ei pääseks koer enam maanteele kakerdama. Juhul, kui nüüd pererahvas välja ei ilmu ja kellelgi on huvi selle koera vastu, siis ometigi ei tasu kohe siia varjupaika joosta. Et millal on õige aeg siis tulla seda koera vaatama? Õige aeg, millal külastajad koeraga tutvuda saavad, on 2 nädalat pärast seda, kui koer on siia saabunud. Ehk siis ülejärgmisel nädalal saab teda juba vaadata. Mis selle koeraga nüüd sellega tehakse veel? Kõigepealt tehakse talle ära vaktsineerimised ja tema puhul ilmselt järgmisel nädalal läheb ta ka täiendavatele uuringutele.
Kuidas sisetunne ütleb, saab elu looma? Kindlasti saab. Noor koer, pooleaastane, luumurde ei ole, lonkamisest on ta 2 nädala pärast ka kindlasti vaba juba.